Plotnikov, number 21 kapteni paelaga. Ja pani seal praegu pallimängu number 7 Sviatoslav Jakovlev. Tema on võib-olla selline Transi pool kõige huvitavam nimi, kuigi koduline poiss siis nagu arengu jaoks piisab. Eks kindlasti värava jaoks, vaatame siin väga kavalalt mängib. Aland jääb ette esimesele pallile, aga paneb sealt Aleksandr Sakarljuka palli võrku. Ja siin nägime seda aasta lõputurniiri võlu, et tihtipeale unustatakse see bordemäng ära ja kavalalt mängiti see karistuslöök otse sinna ja kohe oli ka ründaja seal seda noolimas. Ja mis siit tuleb ja on väravas see pall ja Artur Šalda on see mees, kes no ei tundunud tegelikult väga tugev löök, aga väga täpselt sinna posti kõrval. Vaatame, äkki näeme kordusest ka seda olukorda, kuigi. Ja nüüd saab Jakovlev lüüa ja lööb ära ja see läheb võib-olla nüüd natukene ka Alandi kapsaeda läks sealt, kas jalge vahelt see pall võrku. Korralik pusimine seal nurgas oli ja see on suurtele hambaid näidata ja siin Jakovlev 3-1. Tundub, et mängunäil ka mehel on. Ja, nagu ennem rääkisid, siis mees suudab mõlema jalaga hästi lüüa ja siit kohe pall jäi ette ja turniir on ka selline tänavate ennustus. Aland nüüd teeb hea tõrje, aga teisele pallile jällegi ei jõua ja Georgi Dunjov nüüd viib Transi juba 4-1 ette. Ja nüüd mängitakse siin hästi läbi ja tuleb see värav ära ja täpselt siis, kui minut veel mängida on. Kristjan Lenk värava autoriks, hästi kombineerisid Pärnu mehed siin kasti ümber ja tasuks ka värav.